Nüüd ma hakkan tegema enda mõistekaarti. Ja kõigepealt, et see näide mulle siia ette jääks, siis ma võin näiteks ta avada uues aknas või siis lisada uue lehe. Aga võib-olla 2 lehe vahel on keeruline navigeerida, et ise otsustage. Et te võite lisada uue lehe siia alla ja võite siit siis lehesakist valida duplicate või duplicate tab, et teil on kindlasti olemas mingisugune menüü element arvutil, on siis dubleeri. Ja mulle avaneb ta siin teises aknas. Nüüd, kui ma otsustan siia uue lehe teha, siis mul oleks vaja siis avada menüü ja valida loo kujundus. Ja siia otsingusse kirjutan ma siis mõistekaart ja valin selle põhja. Nii, aga ta tegi mulle ikkagi eraldi, nii et mõistlikum oleks olnud see leht avada. Ja lähen siis tagasi, dubleerin akna, nii et see jääb mul igal juhul alles. Nii, loon uue kujunduse, mõistekaart ja valin endale siit kujunduste hulgast siis sobiva põhja. Minu eesmärk on selline, et minu mõistekaardil võiks tekst olla vabalt ilma igasuguste raamideta. Siis see mahub mul ära ka. Näiteks vaatame, mis siin pakutakse. Igasuguseid erinevaid keerulisi mõistekaarte. Mul oleks vaja siis 5 elementi, et mul mahuks see 5 tükki ära. Ma valin selle. Ja siin on siis mul elemente rohkem. Mul on vaja 5 tükki alles jätta. Selleks, et kustutada ebavajalikud elemendid ära, ma siis valin hiirega lohistades üle nende ebavajalike elementide ja võin vajutada siia kas siis prügikastile või siis lihtsalt backspace'i või delete klahvi. Nii, üks variant on veel, et kui te parema hiireklahviga vajutate, siis tuleb samamoodi kustuta. Et ma kustutan ära siis, mul peaks 5 tükki jääma. Et siin ma nihutan seda elementi allapoole, et selleks siis valin kogu hulga ja lihtsalt tõmban hiirega allapoole. Ja siin see nupukene 2 ümara noolega. Sellega ma saan siis lükata seda kupatust ka niimoodi viltu. Aga võib-olla tekst peaks jääma otseks, et siis selle teksti ma nihutan otseks. Nii. Ja seda tahan ka natukene siia poole nihutada, et oleks enam-vähem võrdne. Ja noolekest siis teen veidi viltusemaks. Ja näete, siin osadel elementidel on ka need nooled, et saate siit lihtsalt tõmmata. Kas siis lähemale või kaugemale. Ja nagu ma enne ütlesin, siis need ääred tegelikult segavad, kuna siia saab kirjutada väga vähe teksti. Et seda saab küll suuremaks teha, aga kuna siin ei ole eriti ruumi, siis ma lihtsalt vajutan siia ääre peale ja kustutan selle ära. Et kas siis siit prügikastist või delete nupuga. Ja siia keskele piilun siit, siis kirjutan kursuse õpiplaan. Nii, üks variant on mul siis teksti siit miinusmärgiga väiksemaks teha, et ta mahuks siis siia kasti ära. Teine variant on siis tõmmata siit nurgast kas suuremaks, väiksemaks, nii et ta mahub ka ära. Et näiteks panen siia 50 ja kui ma siis nüüd natuke väiksemaks ta tõmban siis siit külje pealt, veendun, et see külg muutuks siniseks, lohistan siis niimoodi küljele. Kuigi ütleme, et siit teksti suurusega mängides on parem, et siis see paigutus jääbki enam. Ja jällegi siis sellest elemendist kinni võttes ma võin ta paigutada ka keskele, et need punased jooned aitavad mul aru saada,
kus on keskkoht. Nii, esimene element oli siis eesmärk ja nüüd selleks, et kirjutada siia kasti sisse, ma vajutan 2 korda siia teksti peale ja kirjutan kohe sisse. Eesmärk. Mis on minu kursuse eesmärk? Et ise siis otsustan, mida ma tahan siit kursuselt saada. Ma võin vaadata ka näiteks siit ülevalt, et valin selle kursuse kirjelduse, vaatan üle, mida ma siit saan. Või siis näiteks õpijuhise, et siin on ka eesmärkidest kirjutatud õpiplaani koostamisest, et saate siit ka infot. Ja panen siia siis minu eesmärk sellel kursusel on ja siia panete siis enda mõtted. Kui te tahate need mõtted reastada loendina, siis te võite kasutada siit täpploendit. Näiteks kursus positiivselt ära lõpetada. Sellist põhjendust ma väga saada ei taha. Kursuselt kasulikke näpunäiteid lõputöö vormistamiseks. Panen saada siia ette. Ja vaadake, see tekst on keskel, et siis siit joondusest ma saan valida, vajutan 1 korra peale, siis ta muudab teksti siis õigemini paneb teksti vasakule poole. Nii näeb ta enam välja. Et täitke ära oma eesmärk. Järgmine osa on strateegiad. Kirjutan siia sisse, siis jällegi 2 korda vajutan tekstile ja kirjutan kohe peale strateegiad. Ja strateegiad siis peaksid olema need võtted, mida te teete selleks, et seda kursust edukalt läbida. Ehk siis näiteks, et ma tutvun igal nädalal nädalatunni materjaliga ja teen ära kõik praktilised tööd, et siis enda portfooliosse sisestada selle nädala tulemuse. Et iga nädal me teeme midagi, mis läheb teie portfooliosse. Nii. Ja kui mul on see ilusasti ära täidetud, siis ma tahan selle alla laadida, et eeldusel, et te teete seda enda arvutis, siis kõigepealt paneme sellele failile nime, et vajutan siia faili peale ja ta on mul automaatselt siis ära nimetanud kursuse õpiplaan, aga vahetevahel ta ei nimeta ka. Ja juhul, kui sa teed seda kooli arvutist, siis palun pane enda nimi ka ja klass. Näiteks 13. B-klass. Nii. Et nüüd on mul failil nimi olemas ja ma vajutan siia jagamise nupule. Ja siin on selline nooleke alla laadimise nupp. Vajutan seda nuppu ja faili tüübiks on mul pandud siia vaikimisi PNG ehk siis pildivorming. Aga JPG on selles mõttes parem, et on väiksema mahuga ja ta ei koorma teie võib-olla seda Google'i mahtu nii palju, kui te hakkate Google'i portfooliosse seda faili üles laadima. Nii et valin JPG. Neid parameetreid ma ei muuda ja valin alla laadimine. Nii. Ja nüüd on mul see fail kenasti olemas siin, eks ju. Et ta läheb mul siis alla laetud failide kausta.